Tere tulemast kuulama podcasti Mõjuaine. Mina olen Ketlin. Ja tere, mina olen Kelly. Väga meeldiv. No peab viisakas olema. Sa nii viisakas praegu. Nagu ma muidu ei oleks. Oleneb kellega. Eks ole, praegu kõik kuulavad, siis peab viisakas olema. No kurat, see algus ei sobi. Sobib küll, see läheb. See on kõige parem algus, ma arvan nüüd, et said aru, millised inimesed me oleme. Saime selle soojenduse tehtud. Anyway, me oleme siis tulnud siia Ruumumi podcasti stuudiosse, tänu kellele on meil üldse võimalus oma podcastiga alustada. Me oleme küll üsna uued ja rohelised selle asjaga, aga ma ei tea, proovime, vaatame. Äkki meil on ka midagi tarka vahepeal öelda. Kindlasti. Mul ei ole tavaliselt. Ma vahepeal üllatan. Sul on, jah. No, üllatusi täis. Vähemalt kellegil on midagi tarka vahepeal öelda. Super. Anyway, aga mis meie siis podcasti nagu mõte üldse on? Räägime date nightidest, date time'ist, esimesed kohtingud, mida keegi kuskil kogenud on, väljas söömas käinud ja kõik selline jutt. Meil on üks sponsor veel ju. Ja, mina. No tänaseks meil tuli üks kiri, mis on isegi hea. Ja edaspidi ootame ikka rohkem. No pigem võiks tulla kirju, jah. Igast teemadel tegelikult ei pea ainult teit olema. Kõik toidud, kõik imelikud, mingid situatsioonid toitudega, meestega, lastega, mida iganes. Inimestel on erinevad elud ju. Me kuulame kõike. Me ei judge'i. Kogemusi on nagu meeletult palju ja kõik on nagu täiesti erinev. Ma ei ole mitte ühtegi samasugust lugu, mitte kellegilt kunagi kuulnud. Kui siis saab ainult nagu traumabondingut teha nii öelda. Jaa, seda küll, jah. Räägime siis esimestest kohtingutest. Millal sul oli viimati? Esimene kohting. Ma arvan, et see võis olla mitu kuud tagasi. Nagu esimene kohting. Kus käisite? Mis sõite? Mulle meeldib toit, nagu ma küsin alati seda. Mu põhiasi on lihtsalt, mis te sõite? Mis süüa saab kuskil minekul? Kas süüa saab? See on nagu esimene, kas süüa saab? Sellepärast, et kui sööki ei ole, siis pole väga mõtet minna. Ma ei tea, kas ma seda viimast täiesti nagu mäletan, sellepärast, et see ei pruukinud jääda üldse meelde. Nothing special. Ja, ei. Ja, ei. Ütle nüüd seda tarka asja, mis sul vahepeal öelda on. On nagu on. Tõesti on küll nagu on ja vahepeal on küll tõesti. Pigem on, pigem ei ole. Igastahes räägi nüüd oma deitidest. Deitidest. Deite on olnud igasuguseid. Ükskord siis räägin kõik otsast peale või? Ma ei tea, mis sul pähe tuleb. No neid on olnud tegelikult päris palju. I can relate. Aga enamus on läinud unustustesse. Nii igavad vist. Inimesed võivad olla väga igavad. Internetis võivad tunduda huvitavad. Jah. Aga reaalsus on nagu täiesti teine, kui kokku puutuda. Nii et kas nad siis jäävad vait või nad räägivad nii palju, et seal ei ole nagu mõtet isegi jutule enam? No oleneb. Väga paljud on sellised sisutühjad. Nagu töökoduõlu. Töökoduõlu. Best life. Vedel leib. Elu parim elu. Tööelu kodu. Oota, sul läksid 2 vahetusse. Teeb sama meelde. Jumal üks kõik. Aga teidid, esimesed teidid. Tead, mul on pead täiesti tühi praegu. Tahad oma viimasest teidist rääkida? Viimasest? No kui su esimesel ei ole käinud, siis sul vahepeal ju oled kellegiga mitu korda käinud. No kindlasti. Mis see viimane oli siis? Kui viimast sa mõtled? Reaalselt nagu viimane. Mis kõige hiljutisem? Taha rääkida sellest. Sellest ma ei taha rääkida. No see jääb praegu sinna. Sa küsid nagu konkreetselt küsimusi mu käest. Mis ma küsima peaks siis? Konkreetsus on hea ju. Ja ma võin öelda, ma käisin esimesel teidil 5 aastat tagasi. Ja meie esimene teit oli loomaaed on ju, sest et soe ilm oli ja mis sa siin Eestis ikka teed on ju, siis oli see mingi random tsirkus, mis seal
Rocca al Mares kuskil on ju. Parklas. Ja. Unibeti Parklas, jah. Rimi ees ju. No ta jääb sinna vahepeale ju, ei, Rimi ette ju. Pole kunagi käinud seal, ma olen näinud, kui Parklast välja sõidan lihtsalt. Seal oli jah, mängisime seal mänge ja mulle võideti võtmehoidja. Bulleti kujuga siis, ehk siis mis see on? Kuul või? Just oli kuul. Very fancy on ju. So romantic. Ja siis nagu ikka on ju, mul oli tähtis, et me saaks süüa ka. Me läksime Lukasse sinna kuskile, mis ta on, enne Tabasalu või? Selle üle vahepeal siin hästi palju draamat. Ennemäge. See, kus mingid sisuloojad väga privileegselt ära läksid seal. Käisime seal jah. Mis sõid? Ma ei mäleta. Äkki salatit või, sest et miski pärast on vähe kodeeritud, et kui sa käid meestega teilil, siis et salatit. Esimene kord alati salat. Ma ei saa sama öelda. Ma paneks hea meelega mingit räägupurksi täiega. Sest et ma ei ole mingi fancy restorani koht ka, aga see oli ilus koht. Aga ma ei mäleta ja mingit toiduelamust vist ei olnud sellepärast, et ma ei mäleta. Ma olen nii palju sealt mööda sõitnud, ma pole seal mitte kunagi söömas käinud. Ma selle ühe korra ainult ongi. Peab sul. Võiks ka proovida. Ma ei mäleta, ütlen ausalt, ei mäleta lihtsalt, mis seal oli. Mingi kokteili ma jõin äkki või? Siin salatit. Siis kui alkoholi tarbisid. Äkki ma siin makaroneid, kes makaronid on mu lemmiktoit. Pasta, kimmipasta. Sinu mingi pärusmaa. No absoluutselt. Kellele ei meeldiks makaroni? Mu lemmiktoit on nagu makaronid hapukoorega ja mitte midagi muud ei ole vaja. Päriselt, soolased makaronid hapukoorega. Ma räägin, toit on nagu 5-aastane. This is weird. Nagu ütleme nii, et ma kodus pean tegema hakklihaga, sest et Jakob tahab hakklihaga makarone. Aga ma ise eelistaks lihtsalt makarone. Ma vahepeal üritan neid mingi pastasid järgi teha, mis ma kuskil vapis või ma ei tea, mis kohtades nagu söön, aga see ei tule mul kunagi välja. Mul ei tule üldse toidu tegemine välja. Mulle küll tundub, isegi kinni silmi tuleb ju. Tegid neid pataadi tortillasi. Seal Jakob juhendus, tema oskab vaata nagu süüa teha veits rohkem kui mina. Meie menüü on kodus hästi nagu tavaline, mingi maalapse menüü. Tänapäeval on kõik kallis, ka ei saa iga päev gurmeetoitu süüa ju. Nagu see makaronid hakklihaga on juba gurmeetoitu. Tänapäeval või? Vabandust. Sa oled näinud hakkliha hinda? Ma vist elan liiga hästi. Delikatess hakkliha tahad süüa, siis on ikka karm. 300 grammi mingi 5 €. Kas sa ei ole tähele pannud hakkliha süües viimasel ajal, et mingi veider maitse on juures või? Minu arust mingid tükikesed on sees. Ma ei tea, minu meelest, kui sa teed juba pakendi lahti, ükskõik mis firma oma on, siis... Munais või? Ei, ta on nagu siuke veider lõhn on. Hais pigem. Ja kui süüa, siis on siuke kahtlane maitse. Kõige parem hakkliha on osta tailiha läbi hakklihamasina ja... Tailiha tähendab? Nagu Tailand või? Sealiha, kus ei ole näiteks rasva ega midagi sellist. Kus siukest saab? Poest. Turult. Mis poest? Lihapoest. Meil on siukseid või? Kindlasti on. Tallinnas või? Turul näiteks on. Lihapoed täiesti saadavad, nii et... No, vaatame. Mul ei ole seda masinat ju. Mul ka ei ole. Mulle tehakse seda hakkliha. Ja mida iganes. Kes teeb? Vanaema. Alati annab kaasa. Hakkliha ja mida iganes. Ja vanaema. Hakkliha, happukurk. Alati saab kaasa. Ma tegin ise üks päev neid soolakurke. Ma tean, ma nägin. I witnessed. From TikTok. Need läksid hapukurgiks. Arvata on, kui need liiga kaua seisavad. Kaua seisid? Ei tea. Ma ka ükskord tegin ja juhtus niimoodi, et kas need tulid liiga soolased või siis olid liiga magedad ja ma sain ühe kurgi sealt nagu suurest purgist ära ja need jäidki sinna. Ma sain ikka paar tükki ära, aga mul oli nii palju neid. Et ma pärast... No sul oli sama suur purg minu meelest. Jaa, vist küll, see on see mingi standard. Jaa, mingi 10 liitrine või? Ei, 10 liiga palju. 7 liitrit, ma arvan. Siit ongi fun idee, mida teha esimesed leidil ju. Soolakurke. Koos, soolakurke. Üldse toidu tegemine koos on väga siuke fun. Sa mahud ära kööki kellegiga koos või? Kui sul on piisavalt suur köök, siis kindlasti.
nagu keegi ei hakka sulle närvidele käima, kui ta samal ajal sulle köögis on. Sa jaotad ülesanded ära. Tööjaotuse. Kes on peakokk ja kes on abikokk. Ja mis mees on siis? Abikokk või? Mees või? Oleneb mehest. Sa oled peakokk alati või? Ei. Sa oled vahepeal see ka, kes lihtsalt istub ja vaatab, kuidas ta siia teeb või? On juhtunud. Ma olen kogu aeg kodus. No muidugi on see, et muidugi on olnud ka niimoodi, et inimene tahab ise süüa teha. Ma tean tegelikult, kui keeruline see on kahekesi, näiteks kolmekesi, äkki on mingi põngeris kuskil, aga äkki. et keeruline on tööde jaotus. Mõni lihtsalt tahab täielikult iseseisvalt ise näidata, kuidas, mis, aga vahest on ka tore, kui inimene, kes ei oska süüa teha, pakub mingi, ma võin näidata sul koorida ja nii edasi. See on tegelikult... See on kõige jubedam selle toidu juures üldse ju. No, koorimine. See päästab peakoka aega. Meeletult. See on nagu strateegiline lüke. No põhimõtteliselt küll. On juhtunud niipidi, on juhtunud naapidi, nii et... Mul on täiesti fine, kui juhtimine üle võetakse. Sest et ma ei saa aru, kuidas on võimalik maitsestada asju. Niimoodi, et see maitseb hästi. See ei ole reaalne ju. Pigem on ju, mina suudan ju. Ma panen soole ja siis ma ei tunne seda soola maitset pärast. Siis ma pean veel soola panema. No sa pead ootama ikka natuke aega, et ta maitsestuks ära ka. No aga ma teen valmis ja siis ma olen juba ära pannud selle soola ja siis ma hakkan sööma ja siis seda soola maitset ei ole. Proovid lõpus üle veel uuesti ja siis paned natuke soola juurde ära. Cooking tips. Alati saab ju panna soola ka laua peale ja igaüks saab vastavat oma maitsele ju lisada. Ja, seda ma tavaliselt teen jah. Aga mulle ei meeldi teha näiteks suurtele gruppidele süüa. Mulle pigem just meeldib. Mulle meeldib alati, kui laud on kaetud. See on küll jah. Ma panen krõpsud ja mingid sellised asjad. Valmis toidud panen ta laua peale. Mulle meeldib jah proovida igasuguseid huvitavaid uusi asju. Sa oled mu järgmise sünnipäev cateringi. Palju maksad? Palju vaja. Oleneb, mis sa soovid või mis me koos välja mõtleme selle jaoks. Mis su firma road on? No ütleme, et sul on vaja teha mingi mees tuleb on ja ütleb, et tee mulle mingi enda firma roa laud. Nagu mitte ainult et üks toit, aga et nagu mingi mitu asja. Mitu asja või? Jah. Siis see on äkki minu sünnipäevalaud. Ma ei tea, mul sellist tellimust ei ole mulle sisse antud kunagi. No aga mõtle, mis sa kõige paremini teed. Kõige paremini. Ma arvan, et võib-olla oleks mingid... täidetud munad. See tundub mega lihtne, aga seda... Ei ole. Aga seda on võimalik tuksi keerata ja eeruaks täidetud munad, äkki mingisugune paprika kanapee, kui sa tead, mis see on. Pasteete? Ei. See on pigem selline lusika suurune nagu suupiste. Või siis näiteks mingi leiva peale mingisugune, kas on nagu ühe ampsu suurune ja panna sinna näiteks mingisugust kreemi, siis mingisugust lihatoodet, alati ei pea olema, mingisugused, tikuvõileivad nii-öelda siis. Okay. Lihtsa eestlase keeles. Paluks nii. Ma on lihtne maainimene. Siis võib-olla teeks mingisuguse toorsalati. Mingisuguse teistsugusema, mitte mingisugune lihtsalt mingi jääsalat ja mingi seesarisalati kaste, vaid näiteks mingi pestoga midagi, kurgid, maasikad, värgid-särgid. Kõhtu jääks praegu. Pestot tahaks küll süüa. Ja siis võiks olla näiteks mingi, ei tea, ongi pasta, pitsa. Makaronid. Makaron. Oh yeah. Oh yeah. Ja magusaks olla midagi. No mina ise magusat ei eelista, aga äkki, ma ei tea, mingi lavakook. Mina olen ka see appetiserite inimene. Vaata, minu arust on niimoodi, et on maguse inimesed ja soolase inimesed. Soolase inimesed tellivad alati appetiseri, ehk siis nagu midagi enne soolast toitu. Ja siis on maguse sõbrad, kes kindlasti võtavad magustoitu. Ma võtan enne alati appetiseri, kui võtan magustoitu. Mina võtan suht alati ainult pearoa. Kui ei ole just mingisugust asju kokku lepitud, et teemegi mingi date night ja proovime mingeid erinevaid asju, aga kui minna söömas, ma võtan 95% ajast ainult pearoa. Ma võtan kõike. Mulle meeldib süüa. Kellele ei meeldiks süüa, olgem ausad. Aga lihtsalt, kõige hullem on ju näiteks see, kui sa lähed tühja kõhuga poodi
ja siis sul käib 100 erinevat mõtet peast läbi, mida kõike võiks süüa ja sa lähed sinna poodi, sul on pea tühi, sa kõnnid. Ma käin alati nimekirjaga poes. See on kõige parem asi üldse. Ma ka vahepeal tegin nii, aga viimasel ajal ei ole juhtunud. Mul said stikinoodid otsa, ma ei tea, mis ma nüüd edasi teen oma eluga. Siis tuleb juurde osta. Toon sulle või? Too palun. Mul on südamekujulised kodus, ma võin sulle tuua. See on eriti hea. Väga nunnu enne. Very demure. Very demure, very mindful. Veli. Very demure, very mindful. Jah, very kalambuurne. Suht hea sõna küll, jah. Jep, pool minu leiutis, nii et. Ühesõnaga tegid ära selle lauakotsid ära ja laavakook on ja siis sa istud kõrval ja jälgid inimest terve aeg, kuidas ta sööb, mida ta nüüd ütleb. Kas ta teeb mingit nägu? Kas ta nagu üritab varjata, et talle ei meeldi? Silm tõmbleb või nagu sul praegu. Nii on. Ja, kindlasti on nii ja. Lai. Aga jah, nagu mul on öeldud, siis seda toiduvärki ma oskan nii, et... Joppas sul. Mind on näiteks õpetatud niimoodi, et esiteks kaus tuleb alati tühjaks süüa ja teiseks, kui toit ei maitse, siis sa ei ütle midagi. Sest kui toit ei maitse, keegi on sulle toit teinud, siis sa pead seda sööma. Mul on näiteks see, et mina ei suuda süüa kartulisalatit, kus on sibul sees. Ja see on siuke sneaky, sest et päris paljud panevad seda sinna, ise ma ei pane ja väga tihti nagu ei saa ka seda. Aga kui see sibul seal sees on, mul on siuke tunne, mul tuleb see kohe ülesse. Aga ma olen juba suure kuhja endale taariku peale pannud. Ja siis ma söön nutan ja söön seda sibulaga kartulisalatit lihtsalt. No kui tehagi suurele seltskonnale sellist toitu, siis peab tegelikult arvestama. Ma tean, et lisaks sibulale on väga populaarne asi, mida ei sööda, on paprika. Et siis pigem või mais. Okei, seda nimekirja võibki, aga no kes see paneb mingi tavalise kartulisalati sisse? Mina teen paprikaga näiteks. Meie pere retsept on paprikaga ja täpselt samamoodi ka minu seda paprikaga kartulisalatit ei söödud, sest et paprika ei maitse. Ja, aga ja sibul on jah selline asi, mida pigem peaks... See on haigelt spetsiifiline tegelikult. Ja, et kas siis lihtsalt, kes väga soovib, siis näiteks salati peale lõigata murulauku või mis iganes, et lihtsalt see sibul seal salati seest välja jätta. Ja kui panna sibulat või hapukurki salati sisse, siis see ei säili niikuinii väga kaua. Nii et... Tead, mis veel rüve on see kartulisalat sees või? Räägi mulle, kartul või? Mis arvad? Haigelt rüve komponent, ma ei saa aru, miks seda pannakse. Te krimpsutasid nina hapukurgi peale? Ei, no see ka, aga aga nagu puuvili. Õunane? Jaa. Mille jaoks? Kui keegi essaldeidi teeks mulle kartulisalatit õunaga. Mina kunagi kuskilt poest ostsin makaronisalatit. Ja... seal oli õun sees või? Seal oli virsik sees. Ja ma alguses, kui ma nagu nägin seda tükki sees, ma mõtlesin, et automaatselt, et kuidas, miks, mille jaoks, kelle jaoks. Nii palju küsimusi tuli pähe. Aga ühesõnaga... väga tabav, aitäh. Aga minule meeldis. Aga jällegi jagunevad inimesed kaheks, kes söövad ananassi pitsa peal ja kes ei söö. Kindel ei. Minu jaoks nagu magus ja soolane ei käi koos. Minule sobib. Ananass pitsa peal või? Jah. Mulle meeldib. Ma nopin alati ära. Sinihallitu suustu ka, kõik random, nagu soolane magus ja kõik. Aga ei, ananass pitsa peal on kindel ei. Minule meeldib. Aga ma ei saa kunagi midagi öelda, sest kõigile meeldib. Siis ma lihtsalt nopin ära kurva näoga neid ananassi, siis ma tunnen seda ananassi maitset seal pitsa peal. Ma ütlen oma elu valikute üle järgi alati. Mis inimesed need on? See on karm. Kui selline asi paneb elu valikute peale järgi mõtlema, siis see on ikka väga karm. Nagu Itaalias kellegile ütled seda, lased maha su. Mafia kohe tellitakse. Ilmselgelt. Nagu kindlalt nagu ananass või? Või no mis... Ui! Oota, kuidas nad ütlevad Itaalias? Nüüd ei oska Itaalia keelt järsku. Seda käeliigutust me teame kõik. Mamma mia, ütlevad sulle selle peale, et ananass on seal peal. Mamma mia, mafia. Kas ei olnud kuskil, mingis riilis või kuskil video ka, et pizza, kus oligi Hawaii pizza, siis oli hind oli 100. Et jumala eest seda ei peaks tegema. Kaval.
ma ka ei teeks. Disgrace, kõige parem on kriminaalne lihtsalt. Täiesti, me käisime Itaalias ja me leidsime sealt kuskilt tänavate vahelt mingi täiesti suvaline mingi nende plekist või papist või mis asjad need on, plastmassist toolid ja lauad, vakstooli peal, ta tundus siuke mingi take away koht tegelikult, aga siis seal olid need lauad ja me istusime maha ja see oli Itaalias. Te käisite Naapolis. Naapolis, jaa, õigus. No, pitsa sünnimaa on ju, sünnilinn või mis ta on. Ja sealt saime lihtsalt maailma kõige parema margarita. Sest et minu arust pitsa võib ainult margarita olla, sinna peale midagi veel panema hakata, on täiesti mõttetu. Kas te sõite iga päev pitsat? Jah. Hommikul, lõunal, õhtul. Ei, hommikul sõime saiakesi, sest et meil oli üle tee mingi kohvik. Teed ikka selle kohvi ja siis paad saiakesed ju. Need kõik seisavad kusjuures seal leti ääres. Joovad oma espressot, söövad mingit saiakest ja panevad minema. Sellega tuleb mul selline lugu meelde. Elu parim elu. Käisin ka Itaalias, Roomas ja majutuses oli hommikusöök ka. Ja see oli muidugi sellest majutusasutusest nagu väljas, mingi kõrval kohvik. Ja ma mõtlesin, et et nagu ikka siin Eestis või kuskil Lähi-Euroopas on ju, saad, ma ei tea, puuvilju, ma ei tea, müslit, kohvimasinast, mis iganes. Aga seal on nende mõistes hommikusöök see, et üks magus croissant, saad valida šokolaaditäidisega, pistaatsiatäidisega, tavaline. Ja kui sa soovid neilt kohviks latet, siis nad annavad sulle lihtsalt sooja piima. Ja ma sain selle latte, selle sooja piima. Ja ma vaatasin seda, mõtlesin, miks see nii valge? Siis ma küsisin, et sorry, where is my coffee? Ja siis nad olid mingi, you wanted latte? Tegelikult latte tähendab kuuma piima. Ja ma sain seda sellel hetkel teada. Ja siis nad lasid selle kohvi mulle veel, mingi espresso või midagi, pisikest sinna peale, või siis ma mõtlesin, et okei, close enough, vaata, saame hakkama. Aga edaspidi ma ütlesingi, et nagu kafe latte ja siis oligi olemas. Latte on lihtsalt kuum piim ja ma teadsin õnneks seda enne sinna minnes. Aga see kohvik, kus meie käisime üle tee, seal oli menüüs eraldi kõik need asjad välja toodud. Minu arust Jakob jäi kogu aeg seda flat white'i ja mina panin cappuccino. Mis see tähendab siis flat white? Fat fight või? Flat light on 2 espressoga piim, soe piim, mitte päris vahus, aga mitte päris tavaline. No see, ma ütlen ausalt, mulle ei meeldinud seda kohvikus üldse teha, flat white'i. Aga ta see piimatekstuur on natuke teistsugune kui cappuccinodel ja latedel. Aga jah, Itaalias oli kõige parem pitsa ja mitte kunagi ei olnud seal ananas. Ma ei pidanud muretsema, et seal on mingi asja peal ananas. Ja kõige parem oligi seal teede vahel kusagil täiesti mingi pommiaugus, sest kui me käisime selle mingi Duomo mingi full turistikas seal mingi pitsat söömas, siis see oli nagu tõesti päris halb. See oli nagu mingi sulatatud pitsa. Roomas oli ka selle nädala jooksul 2 kohas oli hea toit. Esimene kord oli, no see oli väga fancy restoran. See oli esimese päeva õhtul siis, või äkki, või esimese päeva õhtul. Ja vot seal oli liha ja kõik oli meeletult hea, meeletult kallis muidugi, aga väga hea oli. Ja ülejäänud päevade jooksul oli üks selline kohvik, mitte nagu päris kesklinnas ka, aga sealt sai nagu väga-väga head juustune pitsa, et sa said selle elamuse. Mulle soovitati võtta lihtsalt piprapasta, et see pidi seal olema meeletult hea, aga see koht, kus mina seda proovisin, siis ütlen ausalt, siis oli lihtsalt spagett pipraga, et ei jätnud mingisugust nagu nii-öelda head maitset suhu. Ma vist ei söönudki seal pastat. What? Ma ei söönud makarone. Muidu ma söön kogu aeg makarone, mu perfect date oleks makaronid apu. Ma just enne mõtlesin, et kuna sa ütlesid, et ananassi pitsa peal ei olnud, et tundub, et sa tegid head elu valikad, aga kuna makaron ei võtnud, siis paar aastat hiljem jälle midagi läks valesti. Ma ei mäleta küll, et ma peaks makarone võtta, see pitsa oli lihtsalt nii hea. Ja me enne veel mõtlesime, et osad inimesed lähevad reisile ja hakkavad ainult ühed kohad söömas käima. Veidrad, siis käisime täpselt samast 4 päeva järjest. Aga räägi mulle, kus sa veel reisinud oled ja kus sa oled nagu väga-väga head toitu saanud. Kas see võis olla reis see kevad? Tais või? Jep. Väga hea, seal oli küll hea. Tai toit on väga hea, aga jällegist autentsetes mingites garaažides on kõige parem toit. Muidu ma tean, et väga paljud ei suuda süüa siukestes kohtades, et nagu ikkagi peab olema mingi siuke
enam-vähem sanitaarne välja nägema, aga meil oli täpselt hotelli kõrval. Vedas. Ja seal oli hästi odav, mingi 1.20 oli see fried rice chicken. Ma arvan, et see street food olekski Tais põhiline põhjus, miks minna, et saada proovida seda autentset värki. Yeah. Et kõik need toidukohad, mis on, ongi lähiriikides, Eestis tehtud, see ei ole ikkagi see. Sa võid saada mingisuguse aimduse, ma ei tea, Hiina toidust, Tai toidust, mis iganes India ja Armeenia, aga see ei ole nagu ikkagi see. Vaata seal koha peal on see ka, et seal on hoopis teine feeling. Ja see on nagu minu arust väga paljude toitudega ka, et siin muidugi vaata maitseained ja tooraine ei ole värske, seal on. No ja ei ole nagu autentne ka, see ei ole nagu täpselt üks ühele see, mida seal on olemas. Aga see oli tõesti hea, nagu ma sõin väga pikalt seal järjest iga päev lihtsalt chicken fried rice'i. Vahepeal sõin pad taid ka. Aga kuidas see kanna tehtud oli? Kas ta oli nagu mingisuguse paneeringu sees või mitte või? Ta on lihtsalt kokku segatud, nagu ta ongi riisiroog, vaata. Aga tal on see mingisugune maitse, mida siin Eestis lihtsalt sa ei saa. Ta on nagu vaata õline ja ta näädikane, ta on nagu räigelt hea. Marineeti seest läbi ja lihtsalt küpsetatud? Ei, mingit marinaadi ei ole. Seal on mingid maitseained neil lihtsalt, mis nad panevad. Nagu kana ei tehta eraldi, kõik need tehakse korraga. Teil tuleb kevadel uus trip, nii et siis see toob mulle neid vürtse. Ma isegi ei tea, mis vürtse nad kasutavad. Nad ei saa arugi. Give me back. Need kusjuures need garaažikad, kes nagu tavaliselt kohalikel ainult teevad, ega nad väga ei räägi inglise keelt seal. Näpuga lased seal mingi see ja see. What spice? Tegelikult ma nägin su videotest ka seda, kui raske seal võis olla, aga vähemalt kõht oli täis ja hinnad olid head ja tõesti nagu seal see hinna, no kui sa just restoranides ei käi, vaata, siis tegelikult saadki seal mingi 1-2 euroga söödud joodud. Et meie pigem vaatasime siukseid off-road asju ja mingi odava siukse restorani või sööklalaatse leidsime seal kesklinnas ka, kus me mitu korda käisime, aga põhiliselt mingid täitsa suvakohad. Pluss 7-Elevenist sai kogu aeg neid saiakesi ja jääkohvi võtta. See on nii-öelda siuke nagu tanklapoeke või? Enam-vähem. No Ergiosk ala. Midagi siukest sealt saad nagu, nad teevad ise ka. Palil oli ka seda, jah. No vaat see on nagu, ma igatsen 7-Elevenit vist kõige rohkem. Sealt sai kõike. Süüa. Aga see oli tegelikult... Krõpsu. Nii palju krõpse, jaa. Sealt said full road tellida, hommikul said mingi muna-omlett ja kõik asja tellida. See on väga äge koht. Palilt seda küll ei saanud. Mis asja? Minu meelest seal oli lihtsalt mingid asjad, mida kohalikes poodides ei olnud ja aga Palil oli ka... Meil polnudki mingit poode väga. Ainult 7-Eleven. Iga 100 meetri tagant oli üks 7-Eleven. Okei, selge. Aga kas Tais oli ka niimoodi, kui käisite näiteks tavapoes, seal oli näiteks Eestis on Viiner, me oleme harjunud siuksed nagu helaroosad, aga seal poes olid nagu siuksed roosad või? 7-Elevenis käisimegi ainult. Seal ei ole väga niuseid, mingi suurem pood oli, aga põhimõtteliselt kaup on sama, mis on 7-Elevenis. Ja need viinerid olid roosad ja neid müüdi laadal ka. Või laadal, turgudel igal pool. Neid oli rohelisi ja... No minus tekitas igatahes hirmu. Ma ei söönud neid. Aga mitte, aga ma nägin neid, siis mul tekkis praegu küsimus, et nagu, mis toimub ma arvan, need on mingi värviga. Ei no kindlasti peab olema. Sest et meil oli näiteks täpselt sõbrapäeva aeg, kui me olime seal ja siis seal oli pandud südamed peale, et from keegi ja siis saad kirjutada kellele. Ehk siis sa kingid need roosad viinerid kellegile sõbrapäevaks. Ma nii ootsin, et Jakob tooks mulle neid, aga ta miskipärast ei toonud. Te olite sõbrapäeval seal või? Jaa. Väga nunnu ju. Oleks võinud teha väikse lõike sisse südamed. Viineri südamed. Ma ei julgenud neid proovida, keegi ei julgenud minu arust meist proovida, aga mis me proovisime oli krokodilliliha. Seda oli palju ka kusjuures, aga seda nope. No sõber võttis, aga ma võtsin ampsu sealt. Väga julge valik ütleks selle peale. Mina ei oleks seda roana võtnud. Ei, seal on ju põhiliselt tänava peal kõik pulga otsas nagu mingi kõndimise ajal võtad, näksid midagi. Kas mingi konn ka kuskil tiilis? Ja igal pool pruutsakad, igast asjadeid, you name it, sa saad sealt tänava pealt. Ja siis sa tõid mulle kommi. Ma ei saa neid transportida. Neid ei tohi reisida. Pane sulle mingid sitikad koti sisse. Mis äkki? Ma viin sõbrannale kotiga lihtsalt prussakaid. Ei, mul olid kodus. Vist, ma ise ei näinud, aga tõrje käis terve maja peale. Millal? Siis, kui ma veel eelmises kohas elasin, siis 2 korda käis, ma
ei näinud kordagi. Vedas sulle? Ei, ükskord nägin, kui ma korteri uksest välja läksin, siis mul täpselt nina eest lendas pussakas näo eest maha. Ma oleks kohe mingi ja ta tahtis mulle korterisse joosta. Mul oli draama, mul oli süda nii paha ja siis ma kuidagi sain ta minema ukse juurest ja siis oli timmis. See on jumal. Suht hästi oli see, jah. No ma arvan, et mu järgmine köök, mida nagu ma tahaks koha peal kunagi proovida, oleks Jaapani köök. Ehk siis nagu päris see sushi. See, mis siin tehakse, vaata. See tegelikult ei ole nagu see mingi autentne. Meil on siin ju nii palju erinevaid mingi krõbedad ja asjad, no Jaapanis ei ole selliseid asju. Vähemalt kuulduste järgi. See oleks ka minu kõige, no see mu lemmiktoit on ju sushi, ma võiks seda süüa kogu aeg. Kui ma peaks teidile minema esimesel teidile, siis nüüd ma kindlasti tahaks minna sushi teidile. Aga noh, ma ei lähe kunagi esimesele teidile. Et sinu partner või siis esimene kohtingu kaaslane, et sööks ka seda. Ma just siis vaatangi, et nagu kas ta oskab pulkadega süüa või ta sööb kahvliga. Ei, selle järgi sa juba otsustad ära, et kas ta sööb sushit või mitte. Ei, aga äkki, nagu ma ei tea, ma tahan sushit. Mis inimene ei söö sushit? Ma tean mõnda. Ma vist tean ka. Veider on mõelda. Pigem on jah, ma ei saa aru, mis selles ei meeldib. No maitsed on jälle erinevad. Aga kuna ma tegelikult kala vaata ei söö, ma söön ainult seda lõhe ja siis mulle meeldivad need krõbe mingid kanad ja asjad. Mis on lõhe? Mis on lõhe või? Jah, kala. No punane kala. Ütleme nii, ma ei söö valget kana ja ma ei söö... Kana? Ma ei söö valget kala. Lase elad. Ma ei söö valget kala. Vabandust. Ma ei söö kala valget. Valget kala ei söö. Ja ma ei söö tuunikala. Ja ma ei söö mereande, mingi karpe asju. Punane kala, no see forell ja lõhe läheb peale. Kuskil oli mingisugune info, et meie tuunikala ei ole ikkagi päris ei tuunikala. Ole, jah, see on fake kala. Ja lisaks sellele ma nägin ühte videot, kus üks naine võttis arbuusi, pani selle, kas oli 3 või 5 tundi, pani ahju küpsema ja lõikas selle pooleks ja lõikas sealt justkui nagu arbuusifilee ja ütles, et küpsetatud arbuus on justkui nagu tuunikala. Ja pani mingi marinaadi sinna peale ja pani endal kuskile mingi, ma ei tea, salatipadja või mingi siukse asja peale. Ja no muidugi sa lähed kommentaare lugema ja esimene mõte, mis minul tekkis, nagu miks sa teed endale sellist lollitust, et kui sa tahad süüa tuunikala, mine osta tuunikala. Kui sa tahad süüa küpsetatud arbuusi, söö siis küpsetatud arbuusi. Et see mina... mingi vegan või? Ma ei kujuta ette, mis ta oli, kes ta oli, aga see mõte sellest, et sa küpsetad arbuusi ahjus, pole kunagi proovinud, aga lihtsalt mõte sellest on väga ebameeldiv. Ma olen väga intrigeeritud tegelikult praegu. Järgmine TikToki video tuleb küpsetatud arbuus, tuna. Ma ei tea, see kõlab nagu mingisugune aprillinali. Nagu. Või seda. Mille jaoks, nagu vahepeal ma vaatan küll neid videosid, miks inimesed teevad siukseid asju. Nagu kõige hullem oli mis ma olen proovinud ise teha kellegi mingi viral retsepti, oli see tiramisu nendest riisikalettidest. Kui palju erinevat moodi saab öelda tiramisu? Tiramisu näiteks ka. Tiirane misu. Kas ei olnud mitte Ormoja, kes ütles, et tegelikult õige öelda tiramisu, aga tegelikult... Mida Elli? Ma ei tea, mul kuskilt nagu jäi see kõrvu ja ma mõtlesin, et issand kui veider, aga nagu lihtsam on öelda tiramisu. Ma ütlen nagu ma tahan. Ma ütlen tiirane misu. Okay. Ei, aga see oli kõige hullem, nagu paned galette sinna mingi see kohvi sisse, on ju. Ja siis paned sinna mingi, ma ei mäleta, toorjuust või mis ta oli. Kuidas see välja kukkus? See oli ilgelt reve. Ma ütlen ausalt, see oli nagu, see pole võimalik, nagu, et see on nii viral ja kõik teevad seda. Tead küll see tüüpiline influkate nägu, kui nad on mingi söögi just valmis teinud. Jaa. No aga see müüb ju, siis ongi... Lollitatakse inimesi. No tundub nii. Aga maitsed on jällegi erinevad, aga no ma ei kujutaks ise elu sees ette, et ma paneksin riisikaletti nagu how will it work out? Nagu, no. Ma saan aru, et fit maailm on nagu väga popp ja nagu tulebki teha, leida võimalusi, et sa saaksid neid asju süüa, nagu need oleks tervislikumad, aga nagu come on, see oli täiesti pask. See oli nii halb. Ma ei saa, ma tundsin siis nagu väga skämmedina ennast.
see ei ole võimalik, et siukest asja nagu lihtsalt promotakse. Ütlen teile ausalt, et internet on lihtsalt valesid täis. No pigem on, mis need on mingi life hackid, mingi, ma ei tea, määrid muna mingi hambapastaga, ma ei tea, mis see tulemus pidi olema, aga keedumuna või? Jaa, ei. Esimene oli üldse see mingi kummikumm ju. Jaa, ma nägin seda, et see läheb suureks. Aga siis tuligi välja, et see oligi see skämm, et nad ostavad selle suure kummikaru endale ja siis panevad sinna sisse. No üks ees kõik järgi. Meil pole Eestis siukest ju. Amazonist telli. Jaa, tellin jah. Palju see maksab? Viitsin Miami see on mingi sinu suurune kummikaruna. Midagi siukest ja no mingi siuke ikka vaata, et ei. Ja siis oli see muna, et määrid selle hambapastaga kokku ja siis, et see munakest nagu lahustub ära ja siis sa nagu näed seda sisemust ja siis see kile jääb nagu ümber, aga see ei olnud jah. Mida iganes. See oli lihtsalt mingi mänguasi kellelgi. Ma olen nagu nii palju üle saanud juba. Ma teen need asjad ära ja siis ma nagu selle tegemise ajal saan aru, et tegelikult see on skämm ju. Kõige praktilisem siuke lifehack, mis mina olen näinud, ongi see, et näiteks kui sa kasutad toidukarpi ja toidukarbi sees ongi mingisugune tomatipasta, kaste, midagi sellist on, siis sa pannagi karbi sisse feerit, natuke sooja vett ja üks kätepaber mingisugune, ongi salvrätik ja paned kaane peale, loksutad selle läbi ja ta võtab kõik selle punase kastme sinna salvaka sisse. See töötab päriselt või? Jah, päriselt töötab. Plastmassiga ainult või? Ma ei ole mingi muu anumaga proovinud, aga... No klaasiga tuleb nagunii maha. Niikuinii tuleb maha, aga plastik võtab seda tumedat, seda punast tooni endale nii täiega, mul on mingi mitu tükki on nagu punased juba, sest et me teeme bologneesi suht palju. No, kui sul meile meeldib makaronid hakklihaga, siis küll jah. Mulle meeldib lihtsalt makaronid. Hapukorraga, nagu ma täna teada sain. Ja sushi. Ja sushi, riis. Sushi on nii kallis, makaronid on odavamad. See makaronid ja riisi sassi praegu, aga okei. Vahet ei ole, poteera. On nagu on ju. Nagu on jah. Nojah, nii palju siis nendest teidilugudest, aga ma ei tea, meile tegelikult tuli üks kiri ka, või meil tuli kirju, aga ma loen nagu ühe ette, see ongi siis nagu esimene, siukest teidilugu, et minu arvast jumala naljakas. Nagu naljakas. See tulla. Mul kunagi oli selline teema, et suhtlesin pikalt kutiga, kes mulle meeldis ja madalle. Loomulikult me rääkisime palju teemadel, et ala, mis su lemmiksöök on ja lemmikjook ja nii edasi, nagu ikka. Lõpuks ta siis kutsus mu välja, et lähme koos sööma ja räägime juttu. Ma olin eelnevalt rääkinud, et ma vihkan tatart ega kannata isegi selle lõhna. Ja ta viis mu sööma ning tellis meile mõlemale kohvikus koduse tatra koos hakkliha salatiga. Sorry, aga peale seda ma saatsin ta pikalt ka. Ma oleks ka saatnud. No esimene küsimus selle juures lihtsalt on, et kas see mees absoluutselt ei kuulanud sind? See on juba red flag. Ma tahaks teada, kus saab hakkliha kastet tatraga? Lõunapakkumise, mine vaata kodukohviku. Või mitte kodukohviku. Kodused toidud vaata selle bussijaama juures. Balti jaamad. Ei, seal. Bussijaama juures on see. 24/7 peaks lahti ka olema. Huvitav, mis kell nad käisid see? Tõesti või? Jah. Aga ma ei tea, kas enam on. Vanasti oli küll niimoodi, et ikkagi siis kui teised läksid Hessi peale pikemat pidu, siis osad läksid sinna. Ma ei ole ise käinud seal. Ma olen kuulnud, aga ma ei ole näinud. Ma tahaks täiega minna sinna. Aga ma ei tea, kui ma ei ole ka Tatra fänn ja see ei oleks kindlasti midagi, mida ma tahaks minna sööma, eriti kui ma olen öelnud, et mulle ei meeldi tatar ja talle veel ei meeldi see lõhn ka nagu. Ma ei teagi, mis lõhnaga tatar on. Mul tekkis küsimus, kaua nad ennem suhtlesid üldse? Ma ei tea. Natuke ikka olid vist rääkinud, nad meeldisid üksteisele, jumala kahju on see ju, et nagu meeldida siis nagu üks asi, you had one job nagu ja sa viita ikka tatart sööma. Raudselt oligi lõunapakkumine. Lihtsalt väike mõttepaus tekkis. Jumala kahju ju. Tegelikult pigem on kahju. Inimesed, kuulake, mida räägivad teie kaaslased, nagu see ei ole isegi kuulamine, nad vist chattisid nagu, see on sul nagu kirja sees ju. Tüübi jaoks võib-olla oligi nagu mööda minnes mingi, tatar ei meeldi, aga siis mingi 10 mintse hiljem, et ups. Polnud vajalik informatsioon, aga nagu... Aga nagu see on väga oluline ju. Miks mees võttis üldse selle rolli, et ta naiste rahva eest ära tellis? Miks ta ei andnud talle valiku võimalust? See peab mingisugune sööklalaadne koht olema. No pigem jah, aga ikkagi sa annad ju inimesele võimaluse valida ise endale toitu, mitte see, et inimene tellib sinu eest.
oma maitse järgi. Ma arvan, et see oli mingi lõunapakkumine või midagi. Sellepärast, et kodune tatar hakkliakastmega. Kodune tatar veel, see nimetus on juba selline. Et see peab olema lõunapakkumine. No selles ei ole muidugi mitte midagi halba, et lõunaaeg minna koos sööma. Kui sulle meeldib tatar, nagu, siis on täiega hea toit ju. Jumal tänatud, et palun too mulle see tatar kastmega, paes salast ikka kõrvale. Raudselt see mingi pakisalas ka veel, mingi ananassiga kapsasalat. Elu on selline, on nagu on, on ju. On nagu on, jah. Minu uus famous lause. On nagu on. Mida sa mõtlesid ennem üldse? Millal? Kui sa ütlesid, et sinu famous lause? Ma ei mäleta. Nagu midagi on. Hakkliha. Mul on jah, hakkliha ja muud värgid. Hakkliha ja muud värgid. Peas. Aga ma ei tea. Wrap it up või? Pilikotti või? Jah, ma arvan, et aitäh kõigile kuulamast. Meie esimest konarlikku teekonda. Tõesti konarlikku teekonda. Järgmised üritame paremini teha. Kui teil on mingisuguseid teemasid, mida te tahate kindlasti kuulda, te võite meile teada anda. Kirjutage kindlasti enda mingisuguseid imelikke seikasid toiduga seoses mostly. Te võiksite kirjutada veidraid toiduharjumusi, mingeid kombosi, mida teile meeldib süüa, mida te olete kuulnud, et kellegile meeldib süüa, mida rasedad on söönud, sellepärast need rasedate isud on alati kõige sellised vürtsikamad. Et ootame kindlasti teilt mingisuguseid kirju mojuaine@gmail.com. Jah, täpselt mojuaine@gmail.com ja vabandust, mojuaine. Mojuaine, tärn. Et hakkame siin järjest ilmselt ette võtma kõiki neid kirju ja nii, et olge meiega ka aktiivsed ja meie oleme ka siis aktiivsed. Jah, lõpuni välja ja kõik koos. Tšau!